Kas, Marge, sinu kogemus on see, et müüjad võtavad mitme maakleriga ühendust ja küsivad erinevatelt maakleritelt hindasid või tegelikult tuleb valida üks maakler võib-olla tuntumast büroost, kus on teada juba see taust, kus on teada kvaliteet. Kuidas see klientide harjumused täna on, küsida mitmest büroost või küsivad nad või on nad kindlad ühe bürooga? Oleneb kliendist. Kui on keegi sind soovitanud, siis ta jääb nii-öelda soovitatud maakleri juurde. Viimasel paaril nädalal olen ma büroos võtnud kõnesid vastu, kus küsitakse, et mis võiks olla see hind, mis on vahendustasu, kuidas te tegutsete, olgu. Sain vastuse, helistan järgmisesse büroosse. 2-3 kõnet olen ma sellist büroos vastu võtnud. Aga üldjuhul, kui sa ikkagi nagu suhtled müüjaga, teed talle selgeks, mida üks maakler teeb, ta annab täielikult 100% oma panuse. Kui sa võtad kõrvale teise maakleri, siis kuskilt hakkab logisema. Kumbki ei taha enda raha 100% raisata nii-öelda oma turunduse, mis iganes. Et siis jääb see objekt lonkama. Nii on. Soovitame kõigil, kes te täna mõtlete müügi peale, võtta ühendust ühe konkreetse maakleriga ja esitada üks selge küsimus, et mul on vara, mul on seal aadressil vara selle aadressiga ja ma tahaksin teada, mis võiks olla selline müügihind ja sellega hakkab siis maakler tööle, et aidata selgeks teha, mis selle hea müügihind on.